Milline selle Pagari mõisa ja pargi lugu on? Millisesse aastasse saab selle algusotsa välja viia? Ürikutes on kirjas 1860, kus mõis ja park loodi ja sellel mõisal on üldse olnud, ta on selles suhtes erandlik, et ainult 2 omanikku. Esimene siis on Veigel ja teine on Stakkelberg. Kui palju kohalikud sedasama Pagari mõisa parki siin hindavad? Nüüd ta on korda tehtud, võsa on ära raiutud ja päris selline avar vaade siin puudelt. Selles mõisas oli kunagi kool, mis täna on Pagari seltsimaja ja kuna see on kool, siis ta on niisuguse nostalgilise väärtusega inimeste jaoks ja see väga tugev kogukond, kes nii-öelda hoolib, et see koht saaks taas korda elavneks ja inimesed hakkaksid siin pargis käima, et siin toimuksid erinevad sündmused ja ka vald on väga palju võtnud oma südameasjaks, et see asi korda saab ja seesama KIK-i projekt on olnud üks esimesi, mis siis nüüd väärtustada seda parki, et ta oleks valgem, et ta kutsuks inimesi siia jalutama, et täna on valminud veel selle pargile kujundusprojekte ja oleme taotlenud erinevaid finantsvõimalusi, et siis teha see nii hoonet kui park selliseks huvitavaks ja inimestele oluliseks kohaks. Kui vanad need lehised võivad olla? Tõesti võiks need olla ka siin kuskil 1900. Ja on nad elujõulised puud? Jaa. Need on elujõulised. Üks selle projekti eesmärk oligi, et tagada siin kõigi puude see võimalikult pikk säilimine ja ka need lehised said võra hooldust ja hinnangut, et nad võimalikult kaua säiliks. Kui liigirikas see Pagari mõisa park on? Pagari mõisa pargis on umbes 50 erinevat liiki puid ja põõsaid. Ja üsna tavalised meie jaoks? Enamuses on siin harilikud pärnad, siis on harilikud tamme, harilikud vahtrad ja harilikud saared. Et see on nagu põhiline, ülejäänud liigid on sellised 1-2 puud. Kui palju puid pidi selle pargi korrastamise käigus maha võtma? Päris suuri puid me võib-olla 10 raiusime, aga selliseid väiksemaid, ütleme 10-20 sentimeetri diameetriga, neid läks võib-olla 50. Aga nad olid enamuses juba halvas seisukorras, murdunud, kuivad, et neid ei saanud säästa. Et selle projekti mõte oli võimalikult palju säilitada seda olemasolevat. Et me ei tahtnud teha siia selliseid suuri tühjasid alasid juurde, pigem just tagada see pargi struktuuri säilimine, pargi struktuuri see elujõulisus. Me käsitlesime kogu pargi ruumi siis erinevalt, et teatud kohad me tegime rohkem avatuks, avasime vaatekoridore, et tekiks selline, kui siin olla need piknikukohad, kus päike tuleb maapinnale, kus on mõnus soe. Teised kohad jätsime natuke tihedamaks, kus siis on mõnus varju otsida, suletum ruum natuke. Need vaatekoridorid on just selle pargi osa, hästi iseloomulik. Miks Keskkonnainvesteeringute Keskus Pagari mõisa pargi korrastamist toetas? Puud kasvavad 2 korda vanemaks kui inimesed ja seetõttu tuleb neid ka nende elu jooksul hooldada. Siin pargis sellel 10 hektaril kasvab 1200 puud ja 200 neist vajasid päris tõsist hooldust. Ja peale seda on nüüd park valgem ja väärikad puud näevad ka ilusamad välja.